Kas sina enne teadsid, mis on tasemetöö? Ja teadsin ikka, et kuna meil on 3. klassis juba olnud, siis ma teadsin, et see on selline töö, kus hinnatakse siis põhimõtteliselt õpilase taset või niimoodi. Nüüd tänane töö oli väikese nipiga. Mis nipp see oli? Võib-olla nipp oli see, et alles sellel päeval sai teada sellel hommikul. Et see ei olnud just kõige meeldivam ausalt öeldes tegelikult, et oleks ikka tahtnud varem korrata saada ja niimoodi. Nüüd ja mis siis selgus hommikul? Hommikul selgus, et tasemetöö tuleb ajaloos. Aga õnneks ajalugu on selline aine, et kus me oleme korralikult õppetööd teinud ja mina arvan, et mul läks hästi. Nüüd eile õhtul läksid kodus magama. Mis tunne oli, et järgmine päev on väga raske või väga ootamatusi täis? Kuidas sa magada said? Magama minnes oli küll siuke mure sees, et tegelikult oli siuke tunne, et tahaks juba teada, et mis tasemetöö on ja kuidas mul seal läheb, aga magada sain ikkagi hästi. Kuidas sa hindad seda, on see õpilase jaoks hea või halb, et töö teemat ei teata ente? Ma arvan isiklikult, et see on halb selles mõttes, et kuigi see on küll taseme hindamiseks, aga ikkagi oleks vaja ennem üle vaadata mõned asjad, mida on vara juba õpitud kooliaasta alguses. Nii, aitäh sulle ja ütle oma nimi ka. Hanna Seenemaa. Sina veel tulemusi tea, aga kuidas sinul see töö täna läks? Ma arvan, et mul läks see päris hästi, sellepärast kuna mind ennast huvitab ajalugu ja ma olen sellega tegelenud natuke rohkem, kui ma arvan, et mõned teised lapsed meie klassis. Sina tulid täna kooli ja olid haige ja tegelikult saaks võinud ju päris koju jääda. Et ma pigem teen selle tasemetöö kohe õigel ajal ära oma klassis, nii siis mul on nagu mugavam teha teiste koostada, kui et üksi. Nii et sina oled nagu väike kangelane, et haigus sind ei takista ja tuled ikka siis, kui tarvis. Kangelane ma küll ei ole, ma ei usu, aga see polnud nii hull haigus, et tulemata jätta. Kas sinule meeldib, et selline tööteema jäetakse üllatuseks? Nagu kellele ei meeldiks üllatused, aga sellised üllatused küll mitte, et võiks natukene varem olla, kas või nädal isegi, aga et nii hilja teatatakse, see on natuke ebameeldiv. Kuidas see sinu enda enesetundel ehk mis tuju sul eile oli, kui teadsid, et sa oled haige veel ja pead kooli tulema ja pealegi arvestust tasemetöö teemat sa ka ei tea, oli sul hea olla? No, kuna ma eile veel nagu väga haige ei olnud, rohkem natuke täna hommikul, siis väga halb olla ei olnud, aga see ikkagi natukene ehmatas mind, et täna on tasemetöö ja ma ei tea, mis asi see on. Aga äkki sa jäid hoopis sellepärast jäidki haigeks, et sul on täna nii raske päev ees? Ma ei tea, võimalik. Aga pole ennem kuulnud, et keegi oleks jäänud, aga kunagi on ikka esimene kord ju. Nii, aitäh sulle ja ütle oma nimi ka. Mu nimi on Kermo Ilo. Mu nimi on Kermo Ilo. Kas koolis oli palju ärevust selle puhul, et see tänase päeva teema oli päris saladus? Jaa, oli kõik õpetajad muide tundsid kaasa just minule, et kuna 6. klass ja juba 2 tööd on olnud ja mis see 3. on, et viimase minutini hoiti mind ärevuses ja lapsi. Kooli jaoks on see hea või on see halb? Natuke halb. Harjunud sellega, et teised viimase veerandi algul oleme ikkagi teada saanud, milline töö tuleb. Ja lastele ka öelda ja veidikene hakata varem ka kordama. Mis te arvate, miks selline samm astuti? Põhjendati sellega, et siis ei õpeta ette või ei aja nagu närvi ja põhjendati algselt, kui tuli see idee. Täna hommikul oma õpilaste pealt vaadates, kuidas tundus? Olid nad väga närvis? Kas teie koolis oli kõik korras? No, mul tulevad isegi haiged lapsed kooli. Ja, nad tahavad teha kõiki tasemetöid. On tulnud siia eelmistel töödel, et tuleb lihtsalt selleks tunniks kooli ja ta tahab teha tasemetööd. Kuidas õpilastel läks? Kuna ma ise olen ajalugu juba nii palju aastaid andnud ja ma olen ka tasemetöid enne teinud, siis peale vaadates on ta kangesti sarnane ka eelnevatele töödele. Siin midagi üllatatud ei olnud. Ja kuna me oleme õppinud terve aasta, ma olen pööranud ikkagi tähelepanu
et mõisted on tähtsad ja siin need olid, siis ma loodan, et midagi ikka need kirjutasid. Mina olen Taimi Sarapuu, ma olen Uuemõisa lasteaed algkooli klassiõpetaja. Mida tähendab üldse ärevushäire, kui tõsine probleem see on ja kui põhjendatud on sellist probleemi karta või näha oma lapse peal? No ärevushäire on tõsine asi, aga ärevushäire on ikka selline kindel seisund või haiguslik seisund, millel on oma kindlad diagnostilised kriteeriumid, et iga asja peale, mis tekitab ärevust ja pinget, ei saa öelda, et see on ärevushäire. Ja neid lapsi, kes on ärevad, on küll ja neid on aeg-ajalt järjest rohkem või viimasel ajal küll, aga iga ärevus ei ole veel ärevushäire. Nüüd mängime ette näitliku loo. Lapsel tal on teada, et hommikul on koolis väga tõsine katse ehk eksam, võib-olla siis tasemetöö nagu sel puhul. Ja ta tõesti ennast on väga halvasti, oksendab, ta on ärevuses. Kuidas seda nähtust kutsuda? See ongi ärevus. See on olukorrad, mis tekitavad inimestes ja ka väikestes inimestes stressi ja pinget ja see, mismoodi keegi mismoodi keegi sellist väga pingelist olukorda talub, on erinev, aga selle kohta ei saa öelda päris ärevushäire. Nüüd lapse puhul on see kahjustav ühekordne selline ärevus ja isutus ja lausa oksendamine, on see ühekordne nähtus või võib see edaspidi süveneda selliste asjade kordumise puhul? No see oleneb muidugi lapsest esiteks, milline tema psüühika ja närvisüsteem on, aga väga paljuski oleneb see täiskasvanutest laste ümber. Mismoodi täiskasvanud last toetavad selles pingelises või närvilises stressirikas olukorras. Et kui täiskasvanud on kindlad ja rahulikud ja aitavad lapsel oma enesekindlust leida, siis ei ole asi nii hull, kui aga täiskasvanud, mida üsna sageli lapsevanemad ja õpetajad koolis teevad, nagu võimendavad seda ärevust oma ärevusega, siis ei ole see küll hea. Siis võib juhtuda nii, et järgmises samalaadses olukorras on see ärevus veel suurem. Nii, aga midagi, palun tutvustage ennast, kes te olete? Mina olen Tiina Kütt, endine Ikipeline lastepsühholoog, aga praegusel hetkel Läänemaa Rajaleidja keskuse juht.